hommikusöök. Jälle soolane puder. Tomat on puudu, aga muidu on siin puderall, kodujuust, muna, valge, natuke meremarja. Siis minu hommikud algavad alati Ferlaga ning kohvi asemel siis matcha tee. Viimasel ajal on hakanud see isutama hommikuti. Et söön oma hommikusöögi ära ja lähen padelitrenni. Tšau! Täna on meil siin teisipäev ja kõnnin jälle padelitrenni. Ning eile oli ka siis jalapäev ja see jalapäev oli nagu nii raske, et kui ma tegin eelmine nädal häkkükki 50 kiloga jõudsin ilusasti 4x8 ära teha, siis seekord oli nii, et see 50 kilo tuli ikka väga napilt üles, 8 kordust, et ju viimased seered ei tulnud 8 täis. Aga ma arvan, et see on ka sellest, et pühapäeval olid mul terve päev mingid meeletud krambid. Et samal ajal ma ikkagi nagu käisin ringi ja toimetasin ja see ilmselt süvendas seda kõike, et isegi seekord ei aidanud ei valuvaigisti, ei aidanud see soojavöö, infrapunavöö ja mul oli nagu, ma ei suutnud isegi päeva midagi süüa, hommikul siin putru ja õhtul vaatasin, et okei, et õhtuks oli mingi 1000 kilokalorit veel alles ja mõtlesin, ma ei jaksa seda kõike sisse küll süüa, et selline kogu päev tuli võib-olla siuke 1500 kilokalorit. Kuigi samas ma käisin hommikul jooksmas ja olin aktiivne, aga jah, ma lihtsalt ei suutnud süüa ja õhtuks oli keha nagu selline jõuetu ja nõrk. Aga täna on juba parem, uus päev ja kõik on palju parem, enesetunne on palju parem. Täna on siis mul selline plaan, et käin trennis ära, siis ma torman ortodondi juurde, kuna mind üks saamas häirib. Ma võib-olla räägin sellest ka lähemalt, aga kes teavad, siis mul on kaparavi tehtud ja retainer on suus ja mul on öine see plaat ka koos klambriga. Ja aga üks sammas siiski natukene on häirima hakanud ja vaatame, et äkki saab sellega midagi teha. Siis mul on küntehooldus, sest et küüned on täiega välja kasvanud ja siis pärast küüsi lähen torman kohe Paula juurde juuksurisse, et väikest värskendust. Ilmselt on vaja otsi lõigata ja toonida natukene ja hooldada natukene, et vaatame, lasen Paulal otsustada, mis vaja teha on. Ja mingit drastilist muutust ma ei taha niikuinii. Siis on üks personaaltrenn, siis pean veel enda trenni ära tegema. Ja siis päev lõppabki seal jälle kusagil 7-8. Aga mõnus, mulle meeldib. Hästi, bravo, jalgade töö. Bravo. Labakäe. Ilus. Olle. Olle. Väga ilus, hea agressiivne. Väga hea. Ja nüüd lähed seina. Lase põlvest alla, kui jõuad sinna. Ole seal. Veel. Ja juurde, põlvest. Äge, tule. Ranne tuleb ees. Niimoodi tuleb nüüd pakkumus. Ei. Peale otsa. Tahad teile? No ma ei väga hea vesi on. Suurem magneesiumi sisaldusega. Paluks ilusat füüsiliselt. No pressure. Igal juhul portaalis sky.ee saab ennast kirja panna, ütleme selle kohe ära. Ja minu next stop on juuksur. Ma mõtlesin juba, kus see ikka tuleb.
tulin Paula juurest juuksurist ja juuksed on jälle nii mõnusad pehmed. Head, värsked. Läksin seekord külmema tooni juurde tagasi, et vahelduseks jälle hea teistmoodi veidi. Tulin siis trennist ja lähen täna siis Silver pluss salongi massaaži. Vaatame, kas lastakse sisse. No nii. Milline nägu on peas, padja nägu on peas. Tulin siis massaažist. Ja nii mõnus, kerge on olla. Üli hea massaaž oli, et ma ei tea, et ma nagu nii pinges olen. Aga olin. Enam ei ole. Ma käin siis Silveri juures spordimassaažis, mis kestab siuke umbes tund 20 vist. Ja Silver ikka mudib selle ajaga korralikult käe läbi, et eriti selg, et selg mul on alati nagu kõige probleemsem, krudiseb nii, et vähe ei ole ja suht valulik on ka, aga pärast on nagu nii mõnus, et panen koti selga ja siuke tunne nagu, et kotist on midagi puudu või et lihtsalt nagu nii palju kergem on. Ja igal juhul ma väga-väga soovitan, et väga hea massöör on ja olen nüüd juba pikemat aega käinud tema juures. Kupusid paneb ka, et täna tegi mu selja korralikult täpiliseks, aga noh, tunda on ka, et veri mõnusalt käib ringi ja et las ta olla siis see täpiline selg mul praegu. No hei, tulin natukeseks siia jutustama. Ma vist mainisin ka, et ma käisin teisipäeval ortodondi juures ja mis selgus oli see, et mul on siin nii üleval kui ka all traat hammaste taga, plaatidega ja ühe hamba tagant siit ülevalt oli siis plaat natuke lahti tulnud ja ma pole ise seda tundnud ja seetõttu on see hammas vist natukene nihkuma hakanud, sest ma ei mäleta, et pärast seda kaperavi lõppu mul oleks nii palju see häirinud, aga ma rääkisin oma ortodondiga ja mind natukene häirib, et siitpoolt, kui ma naeretan, et on kõik ok, aga siitpoolt, et mulle tundub, nagu oleks see kiht nagu eespool, aga tegelikult on see hammas lihtsalt liiga taga. Ja kuna mul on siis kappeteraavil siuke 5-aastane pakett, et ma 5 aasta jooksul siis vajadusel saan siis kapesid juurde tellida. Ja nüüd siis ortodont võttiski mul selle traadi siit tagant ära,
öösel pean ikka seda klambrit kandma, et suulaega klamber ning tellisime siis uued kaped. Et vaatame, kuna need kohale jõuavad, et siuke 4-6 nädalat võib vist minna, et loodame, et võimalikult ruttu ja siis saab selle hamba võib-olla tagasi oma koha peale. Eks ma alguses mõtlesin, et kas ma hakkan seda tegema, sest tegelikult nagu nii palju igapäevaelus ei häirigi, aga mind häirib just piltide pealt ja videode pealt, et sealt on nagu hästi näha. Ja kuna ma olen juba nii palju raha siia alla pannud selle kaperavile ja nii palju aega, et siis ma ikkagi tahan seda kõige paremat tulemust, mis võimalik on. Või noh, ma oleks tegelikult pidanud ju minema opile, ülalõualu laiendamisele, aga valisime siis alternatiivi, et ma nagu seda jõledust ei tahtnud teha läbi, et sellele alternatiivile siis nii hea tulemus kui võimalik. Et jah, vaatame, mis sellega saab, eks ma võin kursis hoida. Aga nagu ma ütlesin, siis põhiliselt tahame siin kanalil jagada siis oma fitnessi teekonda, aga ma räägin ka natukene vahepeal muudest asjadest, et oleks võib-olla ehk huvitavam. Et sellepärast rääkisin sellest ortodondi ravist ka, et päris paljud on mult küsinud selle kaperavi kohta, et kus ma olen lasknud seda teha. Et mina siis käin Riiamäe hambakliinikus Eliisi juures. Et jah, aga räägime siis natukene, mis see kaal teinud on, vorm teinud on. Et siin nädalavahetusel oli mul siis kuupuhastus ja pärast seda on kaal nagu korralikult kukkuma hakanud ja minu graafikus on siis selle nädala keskmise eesmärk 66, aga täna ma kaalusin juba 64,5 kilo. Ehk siis korralik siuke langus on olnud ja eks seda vormist on näha ka olnud, aga minu dieediaju hakkab kohe nagu mõtlema, et äkki läheb lihas ära. Et kuigi jõunäitajad nagu on säilinud veel, esmaspäeval oli siuke raske päev, aga see oligi sellest raskest pühapäevast mul. Ja täna hommikul siis tegin siukse mõnusa võimlemise. Eile ma käisin spordimassaažis. Ja täna siis tegin natukene poseerimist ka ja visuaalselt on küll märgata, vorm ikka läheb paremaks, aga minna on ka veel omajagu. Aga täna siis ongi juba reede ja nädalavahetusel on jaanipäev. Täna siis on mul viimane jalapäev, sellepärast teen ka täna natukene kõrgema kaloraažiga päeva. Sest pärast jalapäeva on mul paar tunnikest vahet ja siis ma lähen ka padelitrenni. Ja siis peab hakkama mõtlema, et jaanipäevaks valmistuma, kuna mina lähen siis pundiga Abruka saarele ja pean siis oma toidud läbi mõtlema, et mis ma siis söön ja mis kaasa vaja osta on ja kaasa vaja võtta on, et vitamiinid ja et kõik saaks kaasa ilusasti. Ja noh, Eesti ilma arvestades siis peavad olema igaks juhuks kõik iga ilma riided on nagu kaasas, et paraku nii ta on, et peab omajagu asju vedama. Ja eks ma vaatan, kas ma jaanipäevast ka mingid klippe teen, võib-olla natukene, aga ma püüan seal jaanipäeval nautida, et kohal olla, eks ikka pilte ja mingeid väikseid videoklippe teen, aga noh, vaatan jooksvalt, pigem püüan nautida rohkem. Ja tagasi tulen sealt alles siis 25. õhtul. Ja seal siis ma kaaluda ei saa, et eks näis, mis see kaal mul siis nüüd edaspidi teeb. Et kas see langus jääb pidama või ta langeb edasi. Ma tegelikult mõtlen, et ta võiks natukeseks pidama jääda, sest liiga palju võib-olla langeb praegu. Aga jah, Siimult sain uue treeningkava täna hommikul ja ma vaatasin selle korra põgusalt läbi ja imestasin, puusatõsteid ei ole, väljasteid ei ole, Bulgaaria käärkükki ei ole, et
päris sellised mõnusad harjutused on seal, kindlasti mitte kerge kava ei ole, aga mulle esmapilgul tundub, et nagu päris selline hea ja mulle sobilik. Ja ikka 5 korda nädalas, iga päev on selline 5 harjutust, et selline tund, poolteist saab kenasti oma trenni ära tehtud. Et nii mulle sobib. Viimane trenn selleks nädalaks tehtud. Sain siis uue treenikava ja selle kava viimane trenn. Appi kui õnnelik ma olen, et mul uues kavas ei ole puusatõsteid, sest praeguses kavas mul oli 2 korda nädalas ja mul on endast siiamaani puusadel kogu aeg nagu sünnikad. Ja siis, et ma panen pehmenduse, mati ikka tekivad. Et täna tegin neid kohe mõnuga, sest ma teadsin, et enam neid ei ole juba aega. Et jah, aga trenn oli hea, energiat oli, jõudu oli ja nüüd ma lähen koju, teen kiire söögi ja kella 5 siis pudelisse. Mõnus, aktiivne päev jälle. Nii, Northern Beauty saatis mulle üks päev juba jupp aega tagasi tegelikult kingituse, kus on siis nende uus toode ja 3 tükki on siin neid siis mask. Ja ma olen juba aega tahtnud seda teha, aga pole leidnud aega ja mõtlesin, et täna siis prooviks selle ära. 30 minutit peab peal olema, et siis on nii kaua natukene toimetada, arvutis võib-olla tööd teha. Jah, aga paneme peale. Panin siis maski peale, siit, et ta lahti tuleb millegi pärast. Aga nüüd siis ootan, kuni ta peaks minema siis läbipaistvaks. Et vaatame, kuidas siis näonahale mõjub. Praegu on küll siuke mõnus, värske, jahutav tunne. No nii, nüüd on vist see mask enam-vähem läbipaistvaks muutunud, välja arvatud siis mõned kohad, mis ei olnud nagu päris näha vastas. Ja ma olen seda siin näppinud päris oma jagu, et suruda seda vastu nahka, aga jah, enam-vähem on vist pool tundi möödas, et võtaks siis maha. Võtsin siis maski ära ja täitsa nagu selline mõnus tunne on nahal, selline hea värske ja minu teada nagu on selline ilus sära ka kohe kuidagi nahal. Et ma arvan, et päris hästi toimis. Et mulle meeldib teha selline kord nädalas mingit näomaski, et annab hästi palju tegelikult juurde näohooldusele. Et nüüd on mul 2 maski veel. Jaanipäeva shopping tehtud, aga muidugi lisandub asju Lidlist ja üritame siis siia väiksesse autosse nüüd ära mahutada. Minu shopping, minu tagasihoidlik kotik. Mahupere. No vaatame. Nii. Americano, Jaani esimene cheers ja Kerli on loomulikult Americanoga. Yes.